Algab tulevikutegijate võistlussaade Rakett Junior. Eesti nutikaima kooli tiitli nimel asusid võistlustulle 4. kuni 6. klassi õpilased. Rakett Juniori võistlusele registreerus 147 kooli üle terve Eesti ning saatesse pääsemiseks pidid võistkonnad läbima maakondlikud eelvoorud. Veerandfinaalidesse pääses 16 parimat, 15 igast maakonnast ja 1 Tallinna kool. Ahaa teaduskeskuses peetud veerandfinaalides selgusid 4 poolfinalisti, kellest 2 asuvad tänases saates omavahel võistlema. Tere õhtust! Noorte teadusvõistlus Rakett Junior on jõudnud esimese poolfinaalini. 16 veerandfinalistist jõudis poolfinaali 4 kooli, kelle seast selgitamegi välja Eesti kõige nutikamad noored. Täna hakkavad esimeses poolfinaalis finaalikoha nimel võistlema Kohila Mõisakool Raplamaalt ja Võru Kreutzwaldi kool Võrumaalt. Võistlejaid ootab ees 4 ülesannet. Raketi pindala katmine, inimese luustiku tundmine, leiutiste ajajoonele paigutamine ja lõpuks kuuliraja ehitamine. Iga ülesande võitja saab 7 punkti ja teiseks jäänud võistkond 5 punkti. Viigi korral saavad mõlemad võistkonnad 5 punkti, kui ülesannet ei suudeta täita, läheb kirja 0. Edasipääsu finaali saab võistkond, kellel on 4. ülesande lõpus rohkem punkte. Noored, kas te olete valmis? Jaa! Rakett Junior esimene poolfinaal alustab! Jee! Kallid võistlejad, aeg on poolfinaali esimeseks ülesandeks, kus paneme proovile teie matemaatilised teadmised. Kas te olete valmis? Jaa! Esimeseks ülesandeks on teil katta tahvlil kujutatud raketi kujutis plaatidega. Selleks on teil vaja aga esmalt välja arvutada, mis suuruses ja kui palju plaate selleks vaja läheb. Alles seejärel saate kohtunikelt plaadid, millega katta seinal tähistatud ala. Üleliigset võetud plaatide eest saab miinuspunkte. Võidab võistkond, kes katab kujutise õigesti kiirema ajaga. Kuidas nad teavad, millist suurust võtta? Kõigepealt peavad nad uurima, kui palju pinda on neil üldse vaja siin katta. Selle jaoks saavad kasutada mõõdulinti. Pärast seda saavad nad mõõta ära erinevad tükkide suurused ja otsustada, mitut erineva kujuga tükki neil vaja on. Ülesande sooritamiseks on teil aega 15 minutit. Võistlejad, kas te olete valmis? Jaa! 3, 2, 1, läks! Peame mõõtma. See on üks kirimast. Oi, minne mõõtma. Ei, tippu. Ei, sa ei tohi tõsta seda. Jaa, aga ma võtan siit mõõdu. Siis lähme sinna. 35. Mine vaata, kas läheb. Võru Kreutzwaldi kool asub õigete tükkide leidmiseks nende küllepikkusi mõõtma ja raketi kujutisega võrdlema. Aga kuidas lahendab ülesannet Kohila Mõisakool? Joonistame selle raketi siia peale. Nii. Meil on see pull. Me peame selle ära mõõtma. Ja siis kirjutame siin, mis külg on kui palju. Väga nutikas. Kohila Mõisakooli õpilased võtavad kasutusele tahvli, et sinna raketi külgede pikkused kirja panna ja nii õiged tükid leida. Erinevaid tükke on kokku 7 tükki, 3 mõõtes ruute, 2 ristkülikud ja 2 kolmnurgad. Puudu jääb ülevalt. Oota ülevalt ja vaata, sa panid selle otsa, panid valge joone peale. Mis valesti see uuesti? Õigete tükkide leidmiseks tuleb mõõta tõepoolest vaid valgete piirjoonte sisse jääv osa. Praegu, ma arvan, läheb kõikidele meeskondadele üpris hästi. Kõik on otsustanud täpselt üle mõõta. Kõik tükid ja ka kaetava kujutise erinevad kohad, et veenduda, et nad võtavad täpselt õiged tükid. See keskmine turu on nagu niimoodi 30. See peaks olema laiem või? Või peenikese. Võtame valata. Väga tark mõte. Kui pole milleski kindel,
siis tasub uuesti kontrollida, sest tükke saavad õpilased kohtunike käest võtta vaid korra, ehk eksimisruumi pole. Me saaks nii teha, et me paneme 2 pikka nagu keskel on ju, ja siis sinna lähevad 2 kolmnurka häältesse. 60. Te peate võtma selle, nagu et mitu tükki on vaja. 60 on siin. Vaata, kas läheb siit nagu veel üks. Siia läheb 2. Tormi, mis tükke sina kasutaks, mille poole sind tõmbab kõige rohkem, kui sa seda raketti vaatad? Mina lahendaksin seda ülesannet niimoodi, et kuna meie kaetav ujutis on päris suur, siis ma võtaksin võimalikult suured tükid, et ma peaksin neid kastuma võimalikult vähe, saaksin võimalikult kiiresti. Siin on erinevaid ruumiste. Kohila mõisakooli õpilased arvutavad välja, et raketi kujutisele mahub 2 ristkülikut. Nüüd on vaja leida nende alla sobiva suurusega ruut ning kolmnurgad ülejäänud raketi katmiseks. Siia läheb 3 nurk kuidagi niimoodi. Ei. Ja siia alla läheb 3 nurk. Need on nagu 30. Need on 30. Martin, kuidas sealt ülevalt? Kas sealt ülevalt jääb puudu või? Kui panna see? Ülevalt läheb üle, kui panna see ja see kokku. Mis üles läheb? Aga kui üles panna see ainult, siis jääb mingid õrnad ääred. Võru Kreutzwaldi kool on õigele lahendusele juba päris lähedal. Kuidas see 60 on? Kohila mõisakooli võistkonna tahvlil tundub aga viga olevat. Ja siis kuidas see 9 on? Noh, palju see on? 42. 42? Kuidas te mõõtsite 9? Õnneks saavad nad vea parandatud ja õige küljepikkuse ka tahvlile kirja. Vaadake, panna neid niimoodi, 2 tükki niimoodi. Nagu Kuulge, 2 tükki. Nii pigi. Ei, nii pigi. Jah, ei saa. Ei, saab küll. Kas seda läheb siis 6 vaja või? Ei, 2. Aga mis sinna alla nurkadesse lähevad siis? Vaata, sinna saab panna. Oota, ära tõsta. Saaks panna ja nagu vaata nagu nii ja siis nii teine. Ja siis nii ja siis nii. Aga ruut? Äkki saame ruutu kasutada? Need ei mahu 31 sentimeetri pikkust juurde. 31 peab olema siin otsas veel, et see oleks raketikera. Nii, 30. 30 ja kui see on 30. Meil on olemas. 6 seda, 1 see ja 2 seda. Ei, me peame võtma 2 seda. Ja 1 see. Ei, seda ei võtta, sellepärast sest vaata. Nii, võtame selle siis. Meil on valmis. Jah, tahame tükke. Ma tulen. Võru Kreutzwaldi kool on lahenduse välja mõelnud ja nüüd peavad Kohila mõisakooli õpilased tempot tõstma, et neile järele rebida. Kuulge korras, 2 seda ja 1 see. Sa ei tea, mis on 60 korda 2. Sa ei tea, mis on 60 korda 2. 128 pluss see, siis on 30, 150. 2 seda. Siis 1 see. Ja siis 6 seda. Kas on kõik? Jah. Võru Kreutzwaldi kool on raketi pindala täitmiseks vajalikud tükid välja valinud ja paigutab neid raketile. Rahulikult. Kuid kas nende küsitud tükid on ka õiged või on Kohila mõisakoolil veel võimalus ülesande võit endale napsata? 2 väikest ristkülikut läheb siia keskele ja 1 keskmine ruut. Yes. See täpselt. Me ütlesime, et seda väikest ruut on vaja. Sa ju kuulanud neid. Mul pole neid ääri, mis nendega teeb, ei lähe mitte miski meil. Äkki nendest läheb 2-3 nurk. Nendest nurkadest läheb 3 nurk niimoodi. Jaa, läheb. Millised väikesed? Suured ei mahu ju. See ei lähe ju. Niimoodi jään. Siis jah. See töötab. Ruttu. Peaasi tuleks kõik pandud. 6 väikest 3 nurka. Ka Kohila mõisakool saab raketi katmiseks vajaminevad tükid välja nuputatud ja saab asuda raketti katma. 6 väikest 3 nurka. Kas ta suur? Oota, ta sätib kohe. Oli hea. Ja. Nüüd on hästi. Valmis. Kas? Niimoodi. See läheb siis. See peab alla poole tulema. Ma ei saa aru, kuidas see tõmmata. Nii. Valmis.
mõlemad võistkonnad lahendasid ülesande õigesti. Aga kiiremini lahendas selle ülesande Võru Kreutzwaldi kool. Yes! Palju õnne! See tähendab, et teie saate selle ülesande eest 7 punkti ja Kohila mõisakool teie saate 5 punkti. Võru Kreutzwaldi kool. Panite kinni esimese ülesande. Mis teie taktika oli, kuidas te lahendasite seda ülesannet? Tiimitöö. Jah. Me otsime kujundeid ja siis me otsime seal raketi pealt ja vaatasime, kui palju meil neid vaja. Kiiresti. Kuidas sa oma tiimitööd siis kokku võtaksid? Hästi. Tuli paremini kui eelmine kord välja. Et nagu rohkem kuulasime üksteist ja... Praegu te olete siis 2 punktiga ees, mis tunde see tekitab? Võidu tunde. On ja? Kas te arvate, et äkki see võib natuke ninakaks ka teha, et natukene lähete liiga uljaks? Ei, loodame, et ei juhtu seda. Et nagu tähtis ei ole võit, vaid osavõtt. 3-4. Võru Kreutzwaldi kool! Kohila mõisakool, mis tunded on peale esimest ülesannet? Head. 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 Oleks võinud paremini minna. Mis oleks võinud paremini minna? Kiirus. Kiirus. No mille nahka see kiirus siis läks? No liiga palju mõõdeti ühtesid samasid asju üle. Kallis Kohila mõisakool. See oli alles esimene ülesanne. 3 ülesannet on veel jäänud. Praegu on punktide vahe ainult 2 punkti. Kas tuleb finaali koht ära? Jaa! Väga õige vastus. 3-4. Kohila mõisakool! Pärast pausi. Poolfinaali teine ülesanne paneb õpilased proovile inimese skeleti tundmises. Ma arvan, et see läheb siia küünasnuki juurde. Siin on selline nagu lohk sees. Kus see väike kivi on? On see väike kivi? Kumb? Mõlemad. Käimas on noorte teadusvõistluse Rakett Junior esimene poolfinaal, kus võistlevad finaalikoha nimel Kohila mõisakool ja Võru Kreutzwaldi kool. Esimene geomeetria ülesanne on edukalt tehtud ja ees ootab veel 3 põnevat ülesannet. Poolfinaali teine ülesanne paneb õpilased proovile inimese skeleti tundmises. Teie teine ülesanne on asetada luud inimese kujutise pealt õigetesse kohtadesse. Täiskasvanud inimese kehas on kokku umbes 206 luud, millest igaühel on oma tähtis roll. Siin ülesandes peavad õpilased leidma õige koha 17 skeleti osale. Nendeks on kolju, lõualuu, rindkere, õlavarreluud, küünarluud, kodarluud, reieluud, pindluud, sääreluud ja põlvekedrad. Ülesande võidab võistkond, kes asetab rohkem luid õigetesse kohtadesse. Viigi korral arvestame ka teie ajaga. Võistlejad, kas te olete valmis? Jaa! Kui te olete valmis, siis asuge lahendama. Rahulikult. Paneme äkki on selle paika. Paneme tolle kõige esimese. Oota. Luualu läheb. Kas me seda nii ei peaks panema või? Oota, Marten. See läheb siia poole ja see läheb siia poole. Ei, nii pidi, aga nagu... Siis need on ka... See läheb alla poole. Ümberpöör. See läheb kindlalt siia. Mõlemad võistkonnad saavad esimesena paika pealuu koos lõualuuga ja rindkere. Ka reieluud ei tekita õpilastele raskusi, kuid edasi läheb keerulisemaks. Aga kumba parema ja kumba vasaku? Hea küsimus. Ka sellele peab siin ülesandes tähelepanu pöörama. Kumb luu käib paremale ja kumb keha vasakule poolele. Need on ka jalad siis. Vist. Oota, ma vaatan, kas need läheb kokku. No need on vist jalad. Kus see väike kivi on? On see väike kivi? Kumb? Mõlemad. Okei. Ei, meil on vaja väike kivi siia vahele panna. Ei, ma tean, need on siin. Need läheb kuidagi siia vahele. Need väikeseid kive meenutavad luud on põlvekedrad, mis on abiks lihase ja liigese vahelisele koostööle. Põlv on inimkeha suurim liiges, kus liituvad omavahel reieluu, sääreluu ja põlvekeder. Vaatame, kas noored oskavad need ka oma õigetele kohtadele paigutada. Kas need jalaluud on nii väikesed? Need on pigem jalaluud. Ja kumba pidi? Siin on need. Ei. On jah. Oota, kas see panite selle halli ära või? Vaata, see ei mahu siia. See läheb äkki siia vaatab ja hästi siia mahu. Ma arvan, et see läheb siia küünasnuki juurde.
kas ühte või teistpidi. Siin on selline nagu lohk sees. Sellises kohtades nagu siin, seal peab olema auk selleks, et see liigendi märgendus sinna vahele mahuks. 2 tükki kõrvuti. Nii. Need viimased. Need lähevad käele. Äkki 2 ühele, 2 teisele. Äkki jalas on ka kusagil 2 tükki. Kus need käivad? Jah, 2 jalga. Ülesse või alla? Ma ei tea. Ei, ma ei tea. Paneme jalga. Allapoole jalga. Allapoole. Pigem allapoole. Jah, pigem allapoole. Tundub, et tal on praegu väga mugav. Ja jalal tundub olevat nagu 2. Pane teistkord, pange teistkord. Ei, äkki see läheb siia peale niimoodi. Ei, jaa, see tegelikult sobib. See on perfektne. Kui inimese jala puhul käisid kokku pindluu ja sääreluu, siis käe puhul asuvad koos kodarluu ja küünarluu. Samamoodi. See siia nagu pusle ja see siisepoole. see tundub nii vale. Ja asi, et see seal ühes kohas. Nii. Valmis. Oota, las jääb niimoodi. Okei. Oota, oota, nii suurt teha ju. Ei, äkki see läheb siia poole. Ei, pane sissepoole. Okei, jah. Valmis. Kontrollime üle võistlejate tulemused ja alustame Kohila Mõisakoolist. Õigesti said nad paika pealuu, lõualuu, rindkere, küünarluud ja kodarluud. Õlavarreluud on aga läinud vahetusse ning parem on sattunud keha vasakule poolele ja vasak parem asemele. Sama vea tegid õpilased ka reieluudega. Põlvekedrad, sääreluud ja pindluud on aga saanud õigele kohale. Kohila Mõisakool. Teie asetasite 17 luust õigesti 13. Hea töö, pigem S ju. Jah. Pigem parem on see panna vahetusse, kui üldse täiesti valesti. No täpselt, nii et tegelikult väga hea töö. Tehke endale üks suur aplaus. Ka Võru Kreutzwaldi kooli õpilased paigutasid õigetele kohtadele pealuu, lõualuu, rindkere, küünarluud ja kodarluud. Kuid nagu Kohila Mõisakool, ajasid ka Võru Kreutzwaldi kooli õpilased parema ja vasaku õlavarreluu omavahel sassi. Siiani on 2 võistkonda sooritanud ülesanded täpselt samamoodi. Reieluude puhul on võrukad parema ja vasaku õigesti ära tundnud, kuid pindluud nende juurde ei käi. Põlvekedrad ja sääreluud on samuti õigetel kohtadel. Võru Kreutzwaldi kool. Teie panite õigesti 17 tükist 13. See on hea tulemus. Palju õnne. Kuna mõlemad võistkonnad said õigesti 13 17, siis saab selles ülesandes määravaks lahendamise kiirus. Kohila Mõisakooli õpilastel kulus luustiku ülesande lahendamiseks 4 minutit ja 20 sekundit. Võru Kreutzwaldi kooli õpilased olid neist aga tervelt minuti jagu kiiremad, mis tähendab, et just Võru Kreutzwaldi kool võtab sellest ülesandest 7 punkti. Kas see oli lihtne või oli see keeruline või teadsid, et siuke asi võiks tulla? see oli Sa pidid teadma, mida sa teed. Väga ootamatu. No tegelikult nagu panime osad luud valesti, siis mõtlesime, et käib näiteks jalgadel oli see, et panime ülesse poole, panime 2 luud, aga oleks pidanud tegelikult alla poole panema. Meil oli nii, et nagu need, mida me teadsime nagu kindlad, need me panime kohe paika ja siis need ülejäänud, mida me ei tea, neid me nagu proovisime erinevatesse kohtadesse. Proovisime nagu puslet panna. Mis see kõige keerulisem luu oli? Need. Käeluud, need väiksed luud. Mis teie taktika oli, et kõik ikka õigesti läheks? Loogika järgi. Mis su loogika ütles siis sulle? No lihtsalt vaatasime, et nagu, kuidas oleks loogiline, et kuidas nagu läheksid. Ja katsusime enda käsi läbi, et kus kohas on 2 luud ja kus kohas on 1. Okei, ehk et loogikat, kui te inimest teeksite, siis te paneksite need luud niimoodi? Jah. Aga kuidas te selle ülesande kokku võtaksite? No natukene oleks võinud saada paremini, aga ikka päris hea. Ikka päris hea, nii et tunne on veel positiivne. Ja. Tunnete, et te olete andnud endast parima ja siit ainult üles mäge veel? Okei, väga hea. 3-4. Yes! Pärast teist ülesannet on Võru Kreutzwaldi koolil 14 ja Kohila Mõisakoolil 10 punkti.
Noored nutikad, 3. ülesanne paneb proovile teie ajalooteadmised. Teie ees laual olevad leiutised tuleb panna teil ajajoonele selle järgi, millal need leiutati. Võidab võistkond, kes paneb rohkem leiutisi õigetesse kohtadesse ajajoonele. Teie vasakul on esimene lennuk, ehk siis millal toimus esimene mehitatud lend. Sealt järgmine on ratas, siis on kompass, siis esimene bensiini jõul töötav sõiduk, hobuseraud, esimene jalgratas ja selline tänapäevane moodne autonoomne droon. Jalgratas. No, see ei ole kõige vanem leiutis, mida ma tean. Aga ma arvan, et äkki mina tahaks selle kuskile siia panna. Seda sama küsimust hakkame kohe küsima ka õpilastelt. No loodetavasti on nende ajalooteadmised väga head. Lähme siis ülesande juurde. Võistlejad, kas te olete valmis? Ja. 3, 2, 1, läks. 3, 2, 1, läks. Nii. Rattas käib enne. Kui troon on kõige viimane. Troon on 2000, eks ju? Jah. Ma mõtlen. Ja troon panen kõik ette. Paneme kõik sinna laua peale. Oota, mõtleme. Kas See on loogiline, et see on 2000. 2000. Kas kõik on nõus? Noortel on õigus. Selline väike moodne isejuhtiv droon paigutub meie ajajoonel pärast aastat 2000. Ei, ratas on vana. ei ole. Sa ei tea aja. Ei, ma ei usu. Ei, aga me teame, kuna sa tehtud need siin. Ei, aga see võib olla. Ei, pigem siin. Viiking ei teinud. Pigem siin äkki. See ei tähenda viikingit. Jätame praegu äkki siia või? 1600 ma pakun. Oota. Ajaloos käinud. Kes on? Ratas on tehtud umbes 1000. Esimene ratas leiutati tegelikult juba varem. Umbes 3500 aastat enne meie aja arvamist. Hobuseraud peaks väga vara olema. Enne meie aja arvamist. Ja vaata, seal. Kuhu me ratta paneme? Esimene jalgratas oli minu meelest 600 midagi. Võib-olla. Ei, tegelikult ikka pigem tema poole. Miks auto on seal? Jah, aga see on bensiinimootor. See on see pedaal. Tänapäevase jalgratta eelkäija mõtles Prantsuse leiutaja Comte de Sivrac välja aastal 1790. See on äkki siin või? Jaa. Äkki siin pigem. Jaa, see. Kas kõik on nõus, et see läheb siia? Aga kas lennuk läheb siia või siia? Jaa. Minu arust oli 1600 ju. See on mehitatud lennuk. 1700 oli kindlalt. Esimene edukas mehitatud lend toimus 1903. aastal, kui vennad Wrightid tõusid taevasse oma ehitatud mootorlennukiga. Jätame nii või? Oota, kus kompass on? Ei, kompass. Kompass on... Ei, kompass on varem äkki. 1900. Ei, ma arvan varem. Kompass on enne seda kindlasti. Kolumbusel oli see kompass. Mis aastal Kolumbus oli? Ja see on väga... Kolumbus oli 1600. Nii, 1700. 600 siis aastas Ameerika. Tänapäevase magnetilise kompassi eellaseks peetakse Hiina kompassi, mis näitas lõunasuunda. Meie ajajoonel oleks selle õige koht vahemikus 0 kuni 1000 aastat. See õige. See ratas küll siin. See auto on 1750. No jah, midagi sellist. 1850. Või äkki pigem siin, et nagu need on vahetuses. Ei usu. Ei, auto peab ennem olema, sellepärast muidu ei saa lennukit teha. Esimese bensiiniga töötava mootoriga sõiduki leiutas Karl Benz aastal 1886. Ma panen hobuseraua äkki siia. Ma panin ratas küll. Ei, viikingitel olid need sugused oled viikingid. Mõnikord. Hobuseraud läheb meie ajajoonel 1000 ja 1500 aasta vahele. Miks ei saa siin olla? Rauda ei olnud siis avastatud veel. Ei, aga see on ratas on enne. Ratas oli enne rauda. Nii siis või? Jah. Ei, ma ei usu. Ei, ratas oli enne rauda. Puitu ja kivi kasutati Rauda oli kõik viimane objekt, mis nad õppisid. Okei. Rauaaeg. Kas me oleme enda asjadega rauda? See ratas, ma ei pole see rattaga rauda. See on vanem äkki siin. Ratas jääb siia. See peab vanem olema. Jätame nii. Valmis. Kohila Mõisakool pani ajajoonel õigesse vahemikku 4 leiutist 7. Õigesti said paika ratas, jalgratas, esimene bensiinijõul töötav sõiduk ja autonoomne droon. Hobuseraua panid õpilased üks ajavahemik liiga varaseks ning selle asemel oleks sinna sobinud hoopis kompass.
Lennukikoht on ajajoonel auto ja drooni vahel. Kohila mõisakool. Teie panite 7 esemest õigesti 4 tükki. Kohe nii raskete ohetega. Mis juhtus? Mis te tegite? No me vajasime ajaloos asjad sassi. Kes see kõige parem ajaloo pea on teil? Mina. Sina? Jaa. Kas meeskond tegi tänu sinule nii hea tulemuse? Ei. Meil oli paar sellist kangekaelset tegelast seal ja nad üldse ei tahtnud kuulata ja siis nad jonnisid senikaua, kuni lihtsalt... Jaa. No mis nad ära rikkusid? Miks te jonnite? Mina jonninud. Kes jonnis? Markus! Ei jonninud. Tema jonnis. Ei. Ma ütlesin, et üks asi läheb kaugemale ja sina panid selle mitu sajandit enne. Kuidas vastad? Mina ei teinud midagi. Mina olin puu otsas. Väga õige, väga õige. Puud. Ei, 1000 on ikka, ratas on 1000. Ei, ma arvan... Ratas on 1000, liigutud on kõik sinna pool. Jah, ei saa olla. Ei, aga Ei saa olla. siin ei saa olla. No siis on see 1900. Jah, ma ei tea. Nii Kuulge, oodake. TikTokitesse lapsed. Oota, kas kuhu me selle paneme? Kas siia või siia? Tegelikult jah, Markus. Kompass võib olla enne ratast. Okei. Valmis. No nii, mis tunne teil on? Kahtlane. Vaatame, kuidas läks Võru Kreutzwaldi koolil. Nemad said ajajoonel õigele kohale jalgratta, auto, lennuki ja drooni. Ratas, hobuseraud ja kompass läksid aga ajajoonel valesti. Teil oli kokku 7 esemest õigesti pandud 4 tükki. Mis tunne on, te olete kuidagi nii lõhtud? Mis nüüd on siis? Miks te nukrad? Paremat tulemust. Kuna mõlemad võistkonnad said oma õigele kohale 4 leiutist 7 ning aeg selles ülesandes rolli ei mängi, siis lõpeb 3. ülesanne sõbraliku viigiga ja mõlemad koolid saavad siit 5 punkti. Mille peale te kõige rohkem jänni jäite? Ratas. See ütles, et seal see pilt, kus oli ratas olemas, ma ütlesin, et käib sinna. Aga te ikkagi pannud seda lõpuks sinna. Mis sai saatuslikuks? Väga loogiline. Et ratas on enne ajaloo meie aega. Jaa. Mis tundega lähete 4. ülesannet lahendama? Natuke negatiivsega, sest me saime päris palju vigasid. Ma arvan ikkagi hea. Lihtsalt. Läks nagu läks edasi ainult ülesmäge? Enne viimast ülesannet on Võru Kreutzwaldi koolil 19 punkti ja Kohila mõisakoolil 15 punkti. Pärast pausi, kas Kohila mõisakool suudab ennast kokku võtta ja koostööd teha, et pealt näha võimatust seisust välja ronida? 3, 2, 1. Koostöö! Noorte teadusvõistluse Rakett Junior esimene poolfinaal on jõudnud 4. ja viimase ülesandeni. Kohe selgub, kas kaotusseisus oleval Kohila mõisakoolil õnnestub sellest veel võidukalt välja tulla ja kellest saab meie esimene finalist. Head poolfinalistid, 3 ülesannet on tehtud ja nüüd on aeg viimaseks 4. ülesandeks, peale mida selgub, kumb meeskond pääseb edasi finaali. Teie 4. ja viimane ülesanne on ehitada pallirada laua alguses asuvast stardipunktist kuni finišis asuva anumani. Aga siin on üks väike konks ka. Võidab meeskond, kelle pall jõuab finišisse kõige pikema ajaga. Minu loogika ütleb, et nüüd tuleb teha hästi lauge rada. Jaa, täiesti õige. Mida pikem rada on ja mida aeglasemalt kuul seal veereb, seda paremini võistlejad hakkama saavad. Selle jaoks on neil kasutada erinevad võistlusvahendid, millega nad saavad oma rada kinnitada laudade ja seinade külge, peavad liikuma siit vahepealt läbi seina või siis hoopis ümber sellest. Ja rada lõpeb, kui pall jõuab sellesse klaasist anumasse.
Kallid poolfinalistid, kas kõik on arusaadav? Jaa. 3, 2, 1, läks! Võtame siit vastusega ülevalt poolt. Võtame pikem. Teeme enne plaani valmis. Teeme enne plaani. Rada peab olema võimalikult lame. Sellepärast, et siis see pidi ju võimalikult aeglas. Mul on idee. Me võime kõrgelt alustada, me saame suure huu ja me saame rohkem ehitada. Me saame teha ka pöördeid ju siin raja peal. Ja täpselt, aga kui on lame, siis on see, et lihtsalt läheb, aga kui on lame, siis sa ei saa pöördel teha ja selliseid asju. Et tal tuleks ikkagi mingi hoog vaatama. Väga õiged tähelepanekud. Selles ülesandes paneb keha ehk palli liikuma raskusjõud. Selleks, et pall viibiks rajal võimalikult kaua, tuleb mängida raja pikkusega ja palli kiirusega rajal. Siit algab, siit ja siis see läheb siit, see läheb siia auku. Oota. Ja siis see läheb nagu igalt poolt ümbert. Ja, siis see läheb siit ümbert, tuleb siit august ja siis see läheb siia auku. Mul on idee. Me lähme ruumi sealt siia, me lähme lamedalt kuni siia. Me võime teha paar ringi niimoodi. Võime teha sika-saka. Ja, me võime teha nagu niimoodi näiteks tuleb siit läbi. Nii, ja siis siit ta siis me saame teha nagu nii. Unetame, et läheb siit ja nüüd läheb näiteks ümber nagu. Et nagu niimoodi või? Siia tuleb platvorm. Jah, me saame seal kasti panna. Okei, lähme. Oodake, siit kukub. Mul tuli mõte. Nii, tegelikult me võime ju siit ka teha nagu suure kaarega. Ma ei tea, kas meil juppe äkki jätku, vaata. Me peame tegema nii palju suuri ringi, kui me saame. Plaan on hea, kuid lisaks raja pikkusele on oluline ka see, et pall rajal seisma ei jääks ja selleks tuleb rada pidevalt testida. Lase! Proovime. Okei, läheb. Hästi rahulikult. Võta. Kuulge, me saame pöördeid ka teha. Siit käis teibi hääl. Okei. Kas me teeme siis siia pöördeid? Pall tuleb näpud eest. Oota, pöödke see pall kinni. Kas see tuleks sealt läbi või? Ma ei tea. Proovime uuesti. Pane kõrvale. Nagu siia peale. Tuleb. Noh, läks. Jah, see tuleb läbi. Kuidas teil läheb? Praegu läheb hästi. Nii, ja siia ka. Meil on üks seda veel. Torude ühenduskohad on tõesti mõistlik kinni teipida, et ehitatud rada püsiks kindlalt koos. Ma toon blokke. Oi jah. Kuulge, meil on väike probleem. Äkki see tuleb kõrgemale tõsta, see ots läheb kõrgemale. Näpude eest pall tuleb. See tuleb kõrgemale. Ja see tuleb kõrgemale. See ei tule siit läbi. Joo, täpselt. Oota, lase seda alla poole. Niimoodi äkki. See ei lähe. Joo, läheb. No way, see läheb. Aga proovime kindlalt läbi. Vaatame üle. Ma võin katsetada, et see üldse toimib. Ja võib. Võru Kreutzwaldi kool on ehitanud raja teise poole käänuliseks, et pall rajal kauem veereks. Väga rahulikult. Siia tuleb siia. Oota, kus pall on? Paneme ühe toru ohverdama. Ei tulnud. Tegime liiga palju sikki. Kuid pall jääb kurvis seisma. See viimane maha. Siis on okei. Oota, Nüüd peab võistkond tegema muudatusi, et pall sellest kohast edasi veereks. Ülesandest punktide saamiseks peab pall jõudma raja lõpuni. Ei, aga kui siksaki hakkab minema, siis tal ongi hoogu vaja. Ei, kõige võiks tuua mingid plokid ja mingid asjad siia. Plokke ei ole rohkem. Võta see siit ära, pane ainult see otsa. Ja nüüd keerame neid üles kohale. Kohila mõisakool ehitab pallile hoo andmiseks raja algusesse väikese laskumise, et pall raja käänulisemas osas seisma ei jääks. Läheb. Oi, kui aeglane. Ja see jäi kinni. Ja siis siin ei ole teipi. Aega on jäänud 5 minutit. Nüüd pole enam muud, kui testida ja veenduda, et rada oleks töökorras ja pall kuhugi kinni ei jääks. Teip üle, see on hästi nõrko. Kus pall on? See ei ole kinni. Aino, tore, me ei saa niimoodi lihtsalt kõrgemale. Läheb niimoodi, jah? Läheb. Palun tule. Ei tule. Ei, täpselt sinna. Siia. Sealt on madalamaks vaja teha. Ja ei, see ennem töötas, ma teame, see siin. See lahti, ära puutu lihtsalt.
Tuleb hooga. Palun, tule siit läbi. See on nii aeglane, ei. Yes! Peabki aeglane olema. Ei, see oleks nagu seisma jäänud. Yes! Okei. Proovi nüüd. Äkki töötab. Palli aeglustamiseks võib teha rajale ka takistusi. Kohila mõisakool oskab ära kasutada hõõrdejõudu ja paneb ühe toru sisse teipi, mis aitaks palli hoogu pidurdada. Ära ütle, see jäi seisma. See jäi siin seisma. Kuid oluline on, et ehitatud takistus palli täiesti seisma ei jätaks. Kui ta tuleb siit läbi, siis on täiega hea. Kui ta ei tule, siis on väga-väga halb. Keegi pange käsi selle teele. Lihtsalt otsa teipi on vaja siis. See tuleb praegu. Tule! Niimoodi. Pane ühe veel. Mis sa nii aeglaselt tuli? Ongi. Ei, rohkem küll ei. Käsi. Oota. Ei, rohkem ei saa. Ei, rohkem ära pane. Nii. See on läks. Ei, aga äkki see kukub ära. 30 sekundit. Hästi, see kukub. Las see jääb. Ei, see püsib. Meil turud on. Mina teete sul üle. Ei, seda laseb siit. See kukub siit, kui siia panna. Oota, võtta ära. Ma pean ühe kinnituse. Võtta ära. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stopp. Lõpetage ehitamine. Me ei oleks pidanud täiendusi panema. Aeg on nüüd selleks, et vaadata, kuidas teie rajad töötavad ja kuidas teie kuulid veerevad. Alustame siis Võru Kreutzwaldi kooliga. Mis tunded on? Hirmsad. Hirmsad. Mis teie taktika oli, kui te seda ehitasite? Hästi palju. Teipi. Teipi, torusid ja pöördeid ja kõike saite. Millised kõige keerulised? No nii, juba esimesed tükid taga, ei ole hullu. Rada on veel terve. Millised on nüüd need riskikohad? Nagu me näeme ühte riskikohta. Kas on veel mõni selline? See. Aha. Ja need on nüüd need kohad, kus võib jääda seisma. Aga me loodame parimat. Ma arvan, et läheb hästi. Põidlad pihus. Tormi, kas oleks palun nii hea ja paneks selle kuuli veerema? Jaa. Võru Kreutzwaldi kool, kas te olete valmis? Jaa. Jaa. 3, 2, 1. Rahulikult. Ta läheb nüüd millest. Las ta läheb. Vahetame. Meil ongi vaja, et ta läheks kiiresti. Ei tule. See pall jäi raja peale kinni. Kas oli ikkagi see sama koht, mis oli riskikoht ja mis oleks saanud teistmoodi teha? Kõrgemaks. Ikkagi kõrgemaks teha. Ei ole hullu. Teine meeskond ei ole veel oma kuuli veeretanud, mis tähendab seda, et kõik on veel lahtine. Nüüd on Kohila mõisakooli kord oma pall veerema panna. Kuidas teil tunne on? No ühe koha peal võib kinni. Loodame, et ei jää. Mis need kõige raskemad kohad on? Seal siis see üks koht. Aga ehitus? Ehitus on suht hästi. Ehitus on hea. Midagi lahti ei peaks tulema. Saite mitu korda katsetada? Jaa. Selge, kas te olete valmis? Jaa. Ma küsisin, kas te olete valmis? Jaa! Siis, Tormi, palun. 3, 2, 1, läks. Kus läheb? Hästi tehtud. No nii, mis tunne on? Kas oli see riskikoht oli siuke ka või? Hinge kinni. Hinge kinni, aga kui see läbi läks? Aga siis ma mõtlesin, äkki see jääb kusjuures siingi.
kas teil oli vahepeal olid mingid stopperid ka sinna mõelnud? Liiga stopperid. Nii et praegu tundus, et kõik läks hästi, kõik läks edukalt. Täpselt nii, nagu te planeerisite. Jah. Tuletame meelde ka punktiskoori. Enne viimast ülesannet oli Võru Kreutzwaldi koolil 19 punkti ja Kohila Mõisa koolil 15 punkti. Head poolfinalistid, kõik 4 ülesannet on nüüd sooritatud. Punktid on kokku loetud ja üsna kohe on käes aeg välja kuulutada Rakett Juniori esimene finalist. Tormi, räägi meile punktidest. Kuna Võru Kreutzwaldi kooli pall ei jõudnud finišisse, siis teie saite selle ülesande eest 0 punkti. Ja Kohila Mõisa kool õnnestunud soorituse eest 7 punkti. Mis tähendab seda, et meie esimene finalist on Kohila Mõisa kool. Aga kõik lahkuvad siit ikkagi millegagi. See tähendab seda, et XS mänguasja pood on välja pannud igale nutikale võistele ühe vahva Rubiku kuubiku. Samuti Mattel on enda poolt andnud igale ühele kaasa laheda sõnamängu Scrabble. Meie kohtume teiega aga juba järgmisel nädalal teises poolfinaalis, kus omavahel vastakuti lähevad Kuressaare hariduse kool ja Pühajärve põhikool. Näeme!